Ma olen Kälber, ma tulen Regiost, ma tegin seal väikse katsetuse VR-iga, ma ei tea, mu slaidid on inglise keeles, ma pidin valmistama ennast inglise keeles. Nüüd saate vahepeal ise tõlkida, sest mul on Eesti mugav rääkida, tuleb äkki mingit targemat juttu välja. Anyways, meil on niisugune rakendus nagu Street View. See on kaunis rakendus, see on põhimõtteliselt sarnane Google Street View'le, sa saad vaadata pilti, aga lisaks sellele me võimaldame kasutajal mõõta objekte ja sisestada geoandmeid panoraamapiltide pealt, et nad saaksid pärast neid töödelda. Näiteks linnavalitsused kasutavad märkide märgistamiseks ja siis nende hooldusalade märgistamiseks, et mis hooldusalad peaks uuendama, koristama, mis iganes. Ja siis neil on põhimõtteliselt kasutavad see rakendust erineva geoinfo tarbimiseks. Siis see rakendus võimaldab seda infot jagada ja selle rakenduse peale tuli siis idee, et võiks Oculusega proovida, et kuidas oleks seda Oculusega kasutada. Meil üks Oculus vedeles kontoris, keegi seda ei kasutanud, siis meil on sellised asjad nagu vabad tööpäevad, et siis seal sa võid nagu teha seda, mis sa tahad, siis sa saad makstud sellest ikkagi. Siis ma kasutasin seda aega ja proovisin asja Oculus'e peale tõsta. Street View ise on ehitatud niisuguse mängumootori peale nagu GCS, ma ei tea, äkki keegi on seda katsetanud, see on veebipõhine mängumootor. Ja sellel mängumootoril oli olemas juba Oculus Lugi, põhimõtteliselt tõmbasin laipade külge ja kõik läks tulema. Siis seda natuke tuunitud ja sai rakenduse külge pandud. See on üldine struktuur, kuidas rakenduse loogika toimub. Oculusest tuleb tracking data sisse, positsioon ja pööre, siis arvutus tuleb panna üles tõmmata kohalik veebiserver, mis WebSocketis topib infot ja siis rakendus ise, mis WebSocketis loeb infot. Töötab selle info ära, muudab kaamera positsiooni ja pööret vastavalt sellele infole, mis sa siis päris maailmas teed. Ja siis on lisa rakenduse loogika, mis on see pildi vaatamise osa ja mõistust osa. Oculus Library osa põhimõtteliselt tegeleb viewboardiga ja renderdamisega. Viewboard ise on väga lihtne, saab nagu Unity'st lihtsalt 2 kaamerat, mida renderdatakse eraldi. Ja muud keerulist ei teegi. Selline näeb välja. UI-ga oli mul päris palju probleeme, et mõistlik oleks teha teda WebGL-is, aga ma leidnud WebGL-is ühtki mõistlikku viisi, kuidas UI ehitada. See on väga ebamugavaks tehtud, isegi Unity's oli see suht ebamugav. Ja siis enamus soovitused oli, et kasuta HTML-i. HTML-i hakkasin tegema, siis HTML-iga tekkis niisugune probleem, et sul on 2 silma, 2 kaamerat, tähendab kõik tegevused peavad olema süngitud kogu aeg. Et kui sa siin kaarti näpid ja sul oli esialgu ainult 1, siis ühes silmas tõmbles kaart ja teises silmas on mitte midagi. Et see oli huvitav asi. See on rohkem infot. Jah, ja kui ühes silma kinni panin vaatasid, siis oli nagu Sorry, ma eelmisena pildin, ma nägin seda UI-ga üks küsimus, kas optiline distortion, mis sinna peale läheb, kas ma nagu näeks, et selle aasta peal kaasa toimub? Või kas nad on nagu eraldi teie, et peaks tuleb siin on top veel või kuidas see nagu läheb? Nad on põhimõtteliselt 2 eraldi leerit, mis Oculusest tunduvad sulle üldiselt peale. Ja seal, kellel oli IT taustadis, need on normaalsed sõnad, mida inimesed kasutavad. Siis järgmine probleem, vaadata on nii mõnus, asi enam töötab, siis kuidas infot anda rakendusele või kuidas infot muuta rakenduses. Inputidega on Oculusel kogu aeg suur probleem, et kuidas kasutada saab interaktida rakendusega. Siin on tehtud põhimõtteliselt vaata ja hiirega see, mis on sitaks ebamugav. Sellel nagu ei ole head lahendust. Üks mõte, mis meil tuli, oli, et kasutada häälkäsklusi.
on sisse ehitatud juba käskused, aga sellega tekkis probleem, et meil on vaja secure WebSocketit, sellepärast et Chrome'i luba sul pidevalt kasutajat peab kuulata. aga see on nagu, see on ehitamisel, et varsti võiks seda proovida. Ma ei tea, praegu see idee võiks veel hästi töötada. Kapo ostab ära pärast. Ja see oleks ka hea variant. Kui tahad ise teha veebirakendust, millest oopsid teha midagi, mille loobumise support, siis on suht lihtne, need read teha on valmis. Alustuseks tuleb mingi WebSocket kreetida või siis üle resti saab samamoodi saada infot. HTTP protokolli üle siis. Tuleb renderil tekitada, see on seesama library osa, mis on mängumootori oma. Siis tuleb animation frame'ide ajal muuta kaamera positsiooni või pööret ja asi ära renderdada ja selle tulemusena selle tulemusena tekib põhimõtteliselt siuke asi, et sul on 2 eraldi viruporti ja sa saad vaadata siia ringi. Ongi sul rakendus on olemas Oculus huvi. Aga kas su on siis eraldi ekraan? Ja extended moodis, jah. Kas viimaste uuendustega on siin see ettevõttekist? Mul on mingi 0.5 STK. See suuremad uuendus, mis nad tegid, et enam ei ole sellist monitori ei ole, lihtsalt ei saa. Jah, põhimõtteliselt ei tööta siis ükski veebirakendus põhine 6 STK-ga. Huvitav. Oculusega töötab OSV-diga töötaks. Jah, siis tuleb OSV mõelda. Ma panin siia mingid linkid, kui keegi pärast tahab neid vaadata. Põhimõtteliselt, kui need asjad endale alla tiirid, siis sa saad veebirakenduse teha, mille on Oculus mingi elamas. See on nagu valmis library. Võtsin üldiselt kokku ka, miks oleks hea veebirakendust kasutada Oculus rakenduste pakkumiseks ja mis on need halvad osad. Lihtne just mobiili puhul on see, et sa saad update'i lükata kasutajale väga kergesti. Sa ei pea mingit App Store'iga möllama ja sa ei pea mingi lubasid saama, vaid see kasutaja lükkab endale pääs selle ja kõik töötab nagu magiliselt. Siis game buffering on päris huvitav asi, mis ma hiljuti avastasin, et sa ei pea kogu Oculus experience endale korraga läbi brauseri alla tõmbama, vaid sa saad bufferdada talle mängu täpselt nii palju, kui tema mängus edasi jõuab. Ja sarnast nagu YouTube'is filme või videosid bufferdatakse. Aga samas, kui sa tõmbad terve kliendi korraga alla, siis sa saad ka online'is mängida. Nii, koolid, et see on lahe küll, aga 50 mega veebiselt on nagu päris jõhker. Aga samas, kui sa mõtled 50 mega mäng, siis see ei ole üldse jõhker. Ja praegust internetiühenduste puhul ei tule nagu, ei ole suur probleem. Muidugi see saa mingi hardcore mängisid kasutajale vahendada läbi veebirakenduse, aga mingi lihtsamad experience'id ja mängudemod näiteks, need töötaks väga hästi. Rendering on suht lagib vahepeal, et see on see library ei ole valmis, seal on mingi open source teema, suht vähe arendajad ja vahepeal jooksite kokku. Ja browserit on ka suht raske leida, mis sellega sobituks, et mingid nightly pildid üldjuhul töötavad. Ja siis nüüd ka STK jaoks, kui uut STK endale pidida. Firefoxiga ei ole julgenud. Veebi lisa. Alguses, siis kui ma arendama hakkasin, siis ma katsetasin erinevat demosid seal. Midagi sai tööle küll, aga ma ei tea, Chrome ja Opera poolt ei viinud. Anyways, mis me edasi plaanime teha sellega? Praegu pole algused enam arendanud, aga praegu Street View kui selle regi toote osa areneb edasi selles suunas, et me kogume 3D punkti pilvi tänavatelt. Põhimõtteliselt me saame nendest genereerida mänguruumi. See on mingi Tallinna tänav. See on mingi netidemo, kus on kaevandust üles võetud. Siin märgitakse, lidariga kogutakse punkti pilvet, kiirid ütsitakse välja ja siis tekib nagu pilt sellest ruumist. Laseriga siis, kes... Jah, laseriga.
ja siis RGB väärtused mätsitakse punkti, samal ajal teeb kaamera pilti ka seal lidari all ja siis RGB väärtused mätsitakse vastavalt punktiga, sellest tekib süük kujutis. Ma ei tea, vaata, mis see läbaks seda nüüd joostada tahab, midagi sellist. Aga see joostab sellist. No, süük. Sume veits sisse see liiga kelle. See on üks suur kandus, mitte teisi aasta. Jah, et saab see ringi kohta ei tea. Kuidas see teete Eestis nagu sisuliselt? 3D läbi. 3D läbi. Midagi sarnast, ma ei tea, kas see nüüd praegu katsetusi tehtud Eestis, Tallinnas, aga ma ei tea, kas kes seda iganes tellib. Nende kaameratega autode peale. Nende külge pannakse veel lidar otsa sinna, siis lihtsalt kirja ja kui sa oled kahe auto vahel kogemata, siis saad perfektse 3D mudeli. See, mis siin on, see on ilmselt tehtud väga mitme punkti kogumisega, kes esialgne auto peal jääb suht kehva, et see peab töötama päris palju, et midagi välja läheb. Mis on 50 tunnis? Ülealusel on praeguse mõistusena ja praegu on mingi alusel on mingisugune sügavus. Jah, see on sügavus on määratud ja fikseeritud on pind, horisontaalne pind. Selles mõttes, et tavalises videos saab ka 3D datateks rääkida, olevat selles mõttes, mis see on. See on mingisugune, see ei ole millest päris see nimi, mis seal algoritmi seal taga on. Seal on mingisugune velocity tracking või midagi taolist nagu, et sul on üks tavaline video, 2D video ja siis võtab sealt mingi feature'id, eraldab ära ja siis suudab neid trackida ruumiliselt ja siis vastavalt sellele, missugused on su objektiivi parameetrid, siis ta suudab pärast mingi hulgas punktidest nagu rekonstrueerida 3D ruumiks, siis kui sul kaamera liigub. See on hästi moodi. Selles mõttes sa saad videost, kui sa ületus, et sa saad sealt meie punktidest peapoole edasi ja kuhu seda videot rääkima. See on vähem andnud, mida me kaalutusele. Jah, saab küll välja võtta, aga siin on, kui seda klientile pakudes küsimus täpsuses, siin GPS, kes tähendab 10 sendi täpsusega äkki ja kui siin nende mõistamise teha, siis selle stereoperal ei saa niisugust täpsust ette. Lähme siis edasi, mis siin veel tuleb, ongi läbi. Siin need asjad, mida kasutasin 3GS ja HDM server, mis tekib selle kommenti webshop'i, see titavaks kätte, keda huvitab ja Street View on. Mitme aasta pärast meil üks 3D Tallinn on see tekkis? 3D Tallinn on olemas, Unitis on. Hästi kole see kastikestist. Meil on hästi ilus. Ma ei tea, mul see tootejuht oli ka siin, aga ta lapsest üritas teil kõik arvutid välja. Tema käest oleks küsima. Ma olen selles mõttes, et küsimused, kas ja palju seda 3D-konna kätte saadavaks saab ja selles mõttes, et üldse, et ma jäänud need andmemahud on üks parajasti suured. See asi avalikkusele kätte saada üldse ei olegi. See on põhimõtteliselt ainult vastu kliendid, linna valitsus, kõigid ärid. Ilmselt see kindlasti see punkti või ka ei tule nagu niisama vabavaraks või tastu kasutamaks, see on mõeldud nii-öelda professional users, kes seda kasutavad. Ja siis on nagu tegu nagu päris punktidega või mingi combination? Jah, see on praegu arutelus tegelikult. Üks variant oleks tõesti genereeritud 3D mesh, seda on proovitud ka. Ta tuleb päris normaalselt horisontaalselt, aga ta ei jää nii hea, kui see punkti vilub. See mesh jääb ikkagi suht ebastabiilne või nagu ebatäpne. Selle meshi kohta on isegi netis olemas üks tüüp. Keegi noorne tüüp oli, kes samamoodi on geograaf, kes ta kogub sellest
Trondheimi linnastus oli punktipilve, oli tehtud 3CS-is samamoodi siis selle linna reljeefimine. See nägi päriselt tekki välja. Üks huvitav asi veel, mis ma hiljuti aastal üks kolleeg saatis selle. Põhimõtteliselt on võimalik Unity projektid ja Unreal projektid kompileerida ümber RTL ja JavaScripti ja kõiki neid jooksutada brauseris. Et kui sul on mingi väike experience, mis ei vaja IO-d, siis saab ümber kompileerida lihtsalt neti üles teiste kasutamiseks. Et kui kellelgi on aega ja tahtmist, võiks seda uurida ja katsetada Oculusega, nii seal pole veel seda teed. Et see oleks päris lahe asi, mida eelmise DVR-i rääkida. Ja see oleks minu kõik siigid. Kas live demo saab ka? Live demo näeb siit. Palju maksab? Okei. Ja üks on tagasi graafikus maagilisel kombel. Seega põhimõtteliselt võiks veel küsida, et tegelikult küsida. Jah, küll on küsida. Ega seda vaja olla. Selles mõttes, et mina isiklikult olen suht nagu performance'it näinud, et kas te ei ole mõelnud seda asja ümber tõsta mingisuguse reaalsesse Unity ja Unreali rakendusse või hoopis otse, et siis jaskavad kõik igasugused muud jamased ära. Ilmselt kui see punktipilve osa kliendil hakkab minema ja sealt nagu keegi performance'it tahab saada, siis see lähebki Unity või Unrealiga. Praegu ma ei näe küll, kuidas ta hakkaks tööle veebirakendus, kui teda väga jõkalt ei lihtsustata. Seal, jah, minu arvates ei ole häda seda vaadata, aga mingis läpparis vaadata neid punktipilvest, siis ei ole väga oskatav. See sama asi ei ole mõtet panna Unity'sse. Veebirakendus ongi see, et saaks hästi lihtsalt kõigil jagada. Et kui ma hakkaks mingi desktop kasveeris, peab väga palju supportima seda. Aga tulevikus küll oleks üks variant see. Kus ikkagi väikse tänaval liigu kuskil avalikult ennast ei oleks? Uudistas mingi hetk liiklus siin vana rakendus, seal keegi häkker avastas parooliga. Siis seal näeb seda, et vana rakendus näeb. Ma ei tea, kas seda demo või. Seal on mingi demo vastani ka, aga ma ei tea, kas seda võib avalikult teha, pigem ei. Siit arvutis näeb, kes tahab. Siis vaadake.